Tere, väike sõber! Mina olen Palingu, vana flamingo, kes on reisinud mööda maailma ja kogunud lugusid. Täna tahan sulle rääkida ühest nugisest, kes arvas, et tema elu on täiuslik. Kuni ühel ööl muutus kõik. Eestimaa vanemas metsas, seal kus puud on nii vanad, et mäletavad aegu enne inimesi, kasvas hiiglaslik tamm. See tamm oli suurem kui ükski teine puu kogu metsas. Tema tüvi oli nii lai, et 5 metsiga oleksid võinud ringi teha ja ikka poleks nende ninad kokku ulatunud. Selle tamme kõige kõrgemas õõnsuses elas nugis nimega Norss. Norss oli sündinud selles õõnsuses. Tema ema oli sündinud selles õõnsuses ja tema ema samuti. Ükski nugis polnud kunagi mujal elanud. See on maailma parim kodu, ütles Norss iga päev, ja ta uskus seda kogu südamest. Norssi elu oli täiuslik. Hommikuti äratas teda päikesetõus, mille kiired langesid otse tamme õõnsuse suudmele. Ta ronis mööda tamme oksi alla, kus ootas teda väike allikas, millest ta jõi külma selget vett. Seejärel läks ta jahtima, oravaid ja hiiri, mõnikord linnumune. Õhtuti istus ta tamme kõrgeimal oksal ja vaatas päikeseloojangut. Sealt nägi ta kogu metsa, künkad ja orud, jõed ja järved, teised puud, mis kõik olid tema tammest väiksemad. Ma olen maailma kõige õnnelikum nugis, mõtles Norss. Aga õnn, nagu Norss pidi õppima, ei kesta igavesti. See juhtus ühel sügisööl. Norss magas tamme õõnsuses, kui äkki täitis taeva valge sähvatus. Pikne. Kõue kõmin raputas tervet puud. Siis uus sähvatus. Ja seekord tavas Pikne otse tamme südant. Norss kuulis praginat. Ta tundis, kuidas puu värises. Ta tundis, kuidas tamme õõnsuse seinad liikusid. Ta tormas välja ja hüppas vähimale oksale just sel hetkel, kui hiiglaslik tamm, tema kodu, tema esiemade kodu, maailma parim koht, hakkas langema. Aegluubis nägi Norss, kuidas tamm vajub, kuidas oksad murduvad, kuidas tema tamme õõnsus, see koht, kus ta oli elanud kogu elu, puruneb vastu maad. Mürin kajas läbi terve metsa. Ja siis oli vaikus. Norss istus lähima kuuse oksal ja vaatas. Tema tamm, tema kodu, lamas maas. Purustatud. Olematu. Ta ei suutnud liikuda. Ta ei suutnud mõelda. Ta lihtsalt istus ja vaatas, kuidas vihm langes langenud hiiu peale. Hommikuks oli torm möödas, aga Norss maailm oli ikka veel rusudes. Päevad möödusid. Norss elab kuuse otsas, aga see ei tundunud koduna. Kuuse oksad olid teistsugused, liiga peened, liiga nõtkuvad. Kuusel polnud õõnsust. Kuusk ei olnud tema tamm. Ma pean leidma uue tamme, otsustas Norss. Ta hakkas otsima. Ta otsis päevi. Ta otsis nädalaid. Ta leidis teisi tammesid. Noori, vanasid, suuri, väikseid, aga ükski neist polnud õige. Selle õõnsus on liiga väike. Selle oksad on liiga madalad. Sellel pole õiget vaadet päikeseloojangule. Iga tamm, mille ta leidis, võrdles ta oma vana koduga. Ja iga tamm jäi alla. Ühel päeval, kui Norss istus kurvalt ühe vale tamme oksal, lendas tema juurde vana Rasmus Ronk. Rasmus oli metsa vanim lind. Ta oli näinud tulemist ja minemist, sünde ja surmasid, torme ja põudasid. Tema silmad olid näinud rohkem kui ükski teine silmapaar terves metsas. Sa otsid midagi, mida ei ole olemas, ütles Rasmus.
Norss vaatas teda. Ma otsin uut kodu. Ei, raputas Rasmus pead. Sa otsid oma vana kodu, aga seda ei ole enam. Seda ei saa tagasi. Norss süda valutas. Ma tean, aga ma ei suuda lõpetada võrdlemist. Iga uus koht tundub vale. Rasmus istus tema kõrvale. Kas ma räägin sulle ühe loo? Küsis vana ronk. Norss noogutas. Ammu aega tagasi, alustas Rasmus, oli mul pesa suures männis jõe ääres. See oli täiuslik pesa. Ma ehitasin seda 3 aastat. Iga oks oli õiges kohas. Iga sulg oli õigesti paigutatud. Ühel kevadel tuli üleujutus ja mänd langes jõkke. Mu pesa oli läinud. Ma olin nii kurb, et ei söönud päevi. Ma lendasin ringi ja otsisin uut kohta, aga miski polnud õige. Iga puu oli vale, sest ükski puu polnud minu mänd. Siis ütles mulle mu vanaema midagi, mida ma pole kunagi unustanud. Mida? Küsis Norss. Rasmus vaatas teda oma vanade tarkade silmadega. Ta ütles, Rasmus, sa ei otsi pesa, sa otsid minevikku. Aga minevikku ei saa kolida, saab ainult minna edasi ja leida, et tulevik võib olla sama hea, mõnikord isegi parem. Norss mõtles nendele sõnadele pikalt. Aga kuidas ma saan lõpetada võrdlemist, küsis ta. Mu vana kodu oli täiuslik. Rasmus naeris, mitte pilkavalt, vaid lahkelt. Täiuslik? Norss, ma mäletan sind noore nugisena. Sa kaebasid, et su õõnsus on talvel liiga külm. Sa kaebasid, et päikesetõus äratab sind liiga vara. Sa kaebasid, et allikas on liiga kaugel. Norss avas suu, et vastu vaielda, aga siis ta peatus. Rasmusel oli õigus. Ta oli neid asju öelnud. Me kipume mäletama vana, parema ja ilusamana, kui see tegelikult oli, ütles Rasmus. Ja me kipume nägema uut, halvema ja koledamana, kui see tegelikult on. See on meie meeltetrikk. Sel ööl ei otsinud Norss uut tamme. Ta istus ja mõtles. Ta mõtles oma vanale kodule. Jah, see oli ilus. Jah, ta armastas seda. Aga Rasmusel oli õigus. See polnud täiuslik. Talvel oli külm. Allikas oli tõesti kaugel. Ja naabripuu orav oli tüütu. Ja siis ta mõtles uutele kohtadele, mida ta oli näinud. Ta oli need kõik tagasi lükanud, sest need polnud nagu tema vana kodu. Aga kas need pidid olema? Järgmisel hommikul alustas Norss uut otsingut. Aga seekord ei otsinud ta oma vana kodu koopiat. Ta otsis lihtsalt head kohta. Ta leidis selle nädala pärast. See oli hoopis teistsugune. See polnud tamm, see oli vana haab, mille valget tüve kattis samblik. Seal polnud üht suurt õõnsust, seal oli mitu väikest, mis olid omavahel tunnelitega ühendatud. Esimene õõnsus oli magamiseks, hubane ja pime. Teine oli toidulaoks, kuiv ja jahe. 3. oli vaatepunktiks ja sealt ei näinud päikese loojangut, vaid hoopis päikesetõusu üle järve, mis sätendas nagu 1000 teemanti. See on teistsugune, mõtles Norss. Ta ootas, et tunneks kurbust, et tunneks, et see on vale. Aga selle asemel tundis ta midagi ootamatut, uudishimu ja pisut ka elevust. Esimene nädal uues kodus oli imelik. Kõik oli teistmoodi. Norss eksis tunnelites. Ta ärkas valel ajal. Ta ei teadnud, kus on parim jahirada. Aga teine nädal oli parem. Ja 3. veel parem.
Ta avastas, et tunnelid olid tegelikult geniaalsed. Ta sai liikuda ilma, et röövlinnud teda näeksid. Ta avastas, et päikesetõus üle järve oli sama ilus kui päikeseloojang üle metsa. Lihtsalt teistmoodi ilus. Ta avastas, et uued naabrid, vanad konnad, kes elasid haava all, olid palju sõbralikumad kui see tüütu orav. Ja ühel hommikul, kui Norss istus oma vaatekohal ja jõi esimest korda uuest allikast, mis oli palju lähemal kui vana, tabas teda mõte. See on mu kodu. Mitte uus kodu, mitte asenduskodu, lihtsalt kodu. Kuid möödus ja Norss kohtas metsas Rasmus Ronki. Kuidas sul läheb? Küsis vana lind. Norss naeratas. Hästi, ma leidsin kodu. Haava sees. Rasmus teadis kõike, mis metsas toimus. Jah, see on teistsugune kui mu vana tamm, aga Norss peatus, otsides õigeid sõnu. Aga see on sama hea, lihtsalt omamoodi hea. Rasmus noogutas. Ja su vana kodu? Norss vaatas langenud tamme suunas. See lamas ikka seal, kus ta oli langenud. Aga nüüd kasvasid tema küljes seened ja samblikud ja väike jänes oli teinud pesa tema õõnsa tüve sisse. See jääb alati mu südamesse, ütles Norss. Ma ei unusta seda kunagi, aga ma ei pea enam tagasi ihaldama. Mul on uus kodu ja see on okei. Aasta hiljem, kui Norss uude kodusse puhus kõva torm, ei kartnud ta enam nii palju. Jah, torm oli hirmutav. Jah, ta kartis, et võib jälle kodu kaotada. Aga ta teadis nüüd midagi olulist. Isegi kui halvim juhtuks, tuleks ta toime. Ta oli juba korra kaotanud kõik ja ta oli leidnud uue tee. Ta suudaks seda uuesti, kui vaja. Muutus ei ole vaenlane. Muutus on lihtsalt elu. Ja elu läheb edasi. Uute kodude, uute seikluste ja uute võimalustega. Ja nüüd, väike sõber, on aeg magama jääda. Kui kunagi juhtub, et miski su elus muutub, võib-olla kolid uude koju, võib-olla läheb sõber ära, võib-olla lõpeb miski, mida sa armastasid, siis on okei olla kurb. Kurbus on armastuse hind ja see näitab, et see, mis läks, oli sulle tähtis. Aga tea ka seda, uus võib olla sama hea. Mitte samasugune, aga sama hea, omamoodi ilus, omamoodi eriline. Sinu süda on suur, sinna mahub nii vana kui uus. Mõlemat saab armastada. Head ööd, väike sõber. Sinu Palingu.